Tere taas! Eelmisest meedianist on möödas juba kuu aega ning aeg on vaadata, mida tegid meie süstlejad märtsikuus. Meie saate avalugu viib meid täna Savernasse. Sealsetel noortel on juba mõnda aega olnud võimalust külastada ettevõtlusringi. Sain ka ise kätt proovida kudumises ja see oli ära ütlemata uus kogemus. Aga kuidas ikkagi näeb välja Soori kangasteljega kudumine? Suurim rõõm minu jaoks see, et ma olen leidnud asja, mis mind tõeliselt paneb silma särama. Meie teed on meid täna toonud siia Saverna noortekeskusesse, kus mulle on antud ette Soori kangastelg. Just täpse kudumisega me täna siin tegelema hakkamegi. Selle kangasteljel on võimalik kududa päris mitme lõngaga korraga. Mina teen selle hetkel 2-ga. See käib siis niimoodi, et... Ma ei uskunud, kui ma loen lehest, et tundke oma asi ära ja umbes tundke rõõmu. Kui ma selle avastasin, siis ma mõtlesin, vau, see ongi minu jaoks. Ja see ongi kõige suurem rõõm minu jaoks. Ja kui seda korduvalt teha, siis tekibki lõpuks üks uus huvitav muster. On aeg ette rullida meie järgmine saate teema. Kusjuures vahepeal on kätte jõudnud kevad. Meie külm ja lumine talv on asendunud lillelise ja sooja kevadega. Peaaegu. Aga meie järgmine saate teema aitab meil just värskelt möödunud talve pisut veel meenutada. Taevaskoda. Koht, kus taevas puudutab maad. Miks mitte tulla veel mõnusalt talveõhtu siia Saessere paisule, võtta kaasa oma tõukekelk ning minna väikesele matkale siinset loodust nautida. Esimesed tõukekelgud valmistati juba 17. sajandil Rootsis. Eestis jõudsid taolised sõiduvahed 20. sajandi alguses. Algselt valmistati neid toredaid tõukekelke puidust, hiljem hakati selleks kasutama ka terast. Oma populaarsuse saavutasid tõukekelgud pärast teist maailmasõda ning seda eelkõige kalurite ning postiljonide seas. Tänapäeval on tõukekelku versioone mitmeid. Ühed on sellised, millega saab matkata ning teistega tehakse maailmameistrivõistlustel imetegusid. Vaadates pisut tulevikku, siis palju on spekuleeritud teemal, kas me näeme hõljuvat autot või mitte. Minul on küsimus, kas me võime näha hõljuvat tõukekelku. Ma jätan selle igaühe enda otsustada ja pean tõdema, et meie saade hakkab taaskord nägema oma finišilippu.
Enne kui me lõpetame, siis on mul ka üks küsimus veel. Mis pilli mängiks Meister Jaan, kui ta ei mängiks parmupilli? Kes on Kätlin Mägi või kes on Meister Jaan? Mida tähendab pärimusmuusika nende jaoks või millist muusikat on võimalik teha parmupilliga? Nendele küsimustele saame täna vastuse Mooste Folgikojas. Kui tihti taolisi üritusi Moostes toimub? See on meil, see pesade programm kestab mitu aastat. Ma õigesti mäletan, kas see 3. aasta. Et erineva tihedusega on. Vahepeal meil oli regulaarselt 2 pesa kuus. See aasta on vähem olnud. Et see on nii kuidas juhtub, et kuidas see programmi meile Viljandist pakutakse Pärimusmuusika keskusest ja mida me ise arvame, et millised esinejad meie kandi inimestele võiks huvi pakkuda. Miks just Mooste, mille poolest Mooste on selline eriline koht pärimusmuusika jaoks? No kindlasti sellepärast, et 6. aastat tegutseb Mooste mõisas Mooste rahvamuusika kool. Miks just parmupill ja kuidas te selleni jõudsite? See oli niimoodi, et Viljandi Kultuuriakadeemias hakkasin pärimusmuusikat õppima ja igaüks, kes sinna satub sellele erialale, mängib parmupilli. Nägin ühte YouTube'i videot, kus üks tüüp mängis väga toredasti parmupilli ja siis läksin kohe poodi, ütlesin endale ka hea parmupilli ja hakkasin seda mängima. Esialgu ei olnud mingit soovi sellega kuhugi jõuda või teha sellega lugusid, vaid lihtsalt mängisin enda jaoks ja alles mingi 2 aastat pärast seda, kui ma olin mängima hakanud, siis hakkasid olema nagu esimesed loomoodi asjad, kus ma parmupilli kasutasin. Mida tähendab pärimusmuusika sinu jaoks? Pärimusmuusika tähendab minu jaoks töö, hobi, armastus ja kõik kokku. Selline esimene mõte, mis tuleb pähe, on siis, et pärimusmuusika on see, mida Viljandis nimetatakse pärimusmuusikaks. Aga võib-olla kui nagu veel rohkem järele mõelda selle üle, siis võiks ka öelda, et igasugune muusika on pärimusmuusika, sest kõigel, mis sa teed, on ju mingisugused juured, et päris raske või isegi võimatu on teha täiesti sõltumatut muusikat. Kuidas tuli idee viia rahvamuusika elektrooniliseks või seda nii-öelda elektroonikaga siduda? See on väga loomulik asjade käik, sest see tänapäeva elektrooniline maailm lihtsalt pressib uksest ja aknast sisse ja siis mängid oma pillikesi ja siis vaatad, et luuper, tahaks katsetada, siis katsetad, vaatad, delay-blokk, katsetaks seda ka ja siis see lihtsalt on elu. Parmupill ja elektroonika on minu meelest üsna sarnased asjad, ehk siis parmupilli puhul ka see põhi nagu trikk seal on ju selles, et sa muudad enda suukujuga seda häält, sa kogu aeg nagu moduleerid, kogu aeg väänad seda heli ja elektroonikaga minu jaoks põhivõlu seisneb samuti just selles, et sa saad seda nuppude abil väänata igat pidi seda heli ja teha ükskõik milliseks seda heli. Et seetõttu minust parmupill ja elektroonika on isegi hästi sarnased. Kui sa ei saaks mingil põhjusel parmupilli mängida, siis mis oleks järgmine pill, mida sa mängiksid? Süntesaator. Järsku selline oleks juba cello, mõnus cello madal hääl. Meediasüsti tiim on tänaseks parmupilli muusikast juba täielikult hullunud ning pärimusmuusikast jääb rohkem kui kunagi varem. Nii, kõik lõpp otsas läbi. Uuel kuul uued teemad. Meedium tuleb nagu ikka uue kuu esimesel esmaspäeval. Seniks, tšau!